kõrgliigas ja selle hooaja siis 2 esimest on kõik lõppenud Harju võiduga, nii et Reima lükkab tagasi, nüüd on alla jäänud Imre Kartau, tema lükkab edasi Kaspar Laurile. Bach läheb ääre pealt jälle kõrgele, Laur paneb nüüd sellise diagonaali, aga seal ääre peal on ainult Transi mehed praegu, kuigi aktiivselt tuleb nüüd Palutaja! Hugo Palutaja ja 7. minutil Harju juhib! No milline iluvärav ja korralik pauk sealt jalast tuli ja tegelikult Laur pani selle söödu ei kellelegi, et seal ei olnudki hetkel ääremängijat, aga Palutaja ikkagi otsustas lõpuks minna ja aga Trans passiivselt puhastas oma sealt karistusalas. No kas siin režissöör võttis meile German Steini jälle suurde pilti, kas tema oli seal asjaga seotud, et ei saanud korralikult seda palli puhtaks löödud või mis seal oli, aga no vahet ei ole, seal pandi ikkagi päris korralik kuul sinna lati alla ja maapõrkega lõpuks ta sinna võrku maandus. Lati ja maapõrkega. Ja Kalevi särgis ta jõudis Premium-liigas lüüa 3 väravat ligi 130 mängu jooksul. Ei ole ta just selline tavapärane skoori tegija, aga siin korralik pomm sinna ja ei ole väravast Daniil Bareikol ka mitte midagi teha. Ei, sellise värava puhul pole midagi teha, jah. Selle hooaja esimene tabamus, Harju särgis esimene kõrgliiga tabamus. Hugo Palutajale. Siis ikkagi peab, vaatame siin. Opa ja ongi teine. No kui lihtsalt, sisuliselt jalad maas pannakse siit nurgalöögist. No pikad mehed ja kas see oli nüüd Bach vist, kes sai pea nupu vahele või? Üle Lauri pea tuli see igal juhul. Ja mitte platsi kõige pikem mees, aga pikkuselt teine vist tundub, et Idris Saedenge Bach selle värava siis kirja saab ja tundus küll, et mingid hüpet selle teinud, et pigem jooksusammud palli suunas ja pea vastu. Bach on täna siis Premium-liigas esimest korda algkoosseisus. Jaa, aga see tuleb hoopis Paljapkini pea peale, mulle tundub. See läheb oma väravaks, jah. See läheb Nikita Paljapkini pea peale. Meil on siin selline hea looju võhtu, päike on monitori peal, nii et... No siin Harju variant, kus teeb Bareiko, teeb pantri hüppe ja tõrjub sõrme otstega selle palli latti ja see oleks see... No kas see oli see, et eks seal jällegi ei tea, et seal küll seal võib natukene tervisega kimpus olla või opa, siin tõmmatakse ja siit tuleb mingisugust kaarti ka. Eerme igal juhul sättis ennast väga ilusti sinna ette. Ja sealt peaks punane tulema vist. Kord ja lihtsalt jalad lähevad oma vahel sõlme. Võt selle nurga alt. Kus või kelle viga siit peaks fikseerima? Ja selle parema jala pihta ikkagi käib ja kontakt seal tundub olevat ja siit ilmselt Martti Pukk selle penalti määrab. Ja näitab. Harjul on võimalus lüüa 3. veel. Täitsa keskel pealt minu nurgalt siit tundub, et ta seisab natukene paremal pool. Lööja poolt paremal pool. Ja läheb Bareiko teisele poole, Eerme paneb kindlalt paremasse alla nurka palli sisse ära. 3-0. 3-0, Eerme saab oma 6. värava kirja. Kindel võit Harjule täna koduplatsilt. Lõpetavad selle kehva seeria, ehk siis Narvast Narvani. No jaa, viimasest 9-8 oli kaotanud Harju. Oli see meie poolt mainitud Narva Transi vastu siin. Mai lõpus. Jah, 30 mai vist oli, kui pealt mäletan. 30 mai, jah. Natuke vähem kui 1,5 kuud tagasi. Ja Transiga kasvab vahe siis tabelis ikkagi 12 punkti peale ja see on ikkagi päris... See on vahe ja siis väga huviga vaatame, mis see Kuressaare ja Nõmme... Levadia vastu eelmises voorus ikkagi Transil lõpus õnnestus 1 vähemalt tagasi lüüa. Jaa, aga mitte täna. Martti Pukk on pire andnud. Markus, ma jätan siin natukene siia veel rääkima. Vaatame, kas saame peatreenerite usutlused ka kätte. Tundub, et see Narva võitmine, et see on, teie olete justkui Narva krüptoniit, öeldakse vist, et saite jälle vahetuseks ühe võidu kätte, et ilmselt on päris hea tunne. On hea tunne küll, jah. Number 1, aitäh. Ja see, ütleme see vahepealne periood, meil oli päris palju mänge, mis olid võrdsed, sellised mänguliselt nagu võrdsed. Me kaotasime need kõik punktid sealt nii-öelda nagu nüüd Narva vastu jälle õnnestus. Ma ütlen, et see mäng oli ka selline, et esimene poolega oli, ma arvan, täielikult kontrolli all meil. Teine poolega oli selline paras ping-pong nii-öelda. See seis mängib nagu kuklas nii meil kui nende selline, et neil on vaja tagasi lüüa ja selline, eks ta parat võitluslik oli, aga 3 punkti on hea. No, kui natukene analüüsida hooaega ka, et see esimene ring oli väga edukas. 4. kohal, palju punkte ja siis just kui tuli selline väike tagasiminek, et mille pealt?
ma arvan, meil on konkurentsilt kõige noorem võistkond liigas, et siin on palju sellised psühholoogilisi faktorid, ma arvan, ja mis meil nagu mõjutab seda mängu sellises nagu pikas perspektiivis, et sealt me ei saanud alguse vedama. Tulemus, nagu ma rääkisin enne, et võrdsed mängud läksid nagu vastasel ära nii-öelda, kus ma oleks võib-olla ise võinud saada. Ja see nagu lõppkokkuvõttes hakkab natuke peas mängima noortel poistel. Ma arvan, et nüüd me saime nagu ree peale tagasi ja eesmärk on 3. ringis teha see esimene ring üle. Ja mis see hooaja eesmärk võiks olla üldse? No, nagu algus sai öeldud, et nagu pigem tahaks nagu rohkem kui eelmine aasta nii-öelda, aga eks see nagu pikas perspektiivis näitab, et 36 mängu on kokku liigas ja vaatame edasi. Aitäh, edu! Aitäh! So, Mr. Campagna, some comments to the game. Didn't look very promising, didn't score. Narva Trans, you lost again. Lots of load to work. Yes, a lot of things to do, but today our individual performance was a disaster. In the first minutes, when we have all to win the ball, we give to the opponent, and after that we give everything to Harju to stay calm, to come, and when we try, we don't have good look in our chances. Control a little bit the match, but it's easy after 2-0. And in the last moments, when our defenders are hold, just pass back and more problems, penalty, and we have a lot of things to do. We have to compete, is the first thing, in individual, collective, in all. Where do you need to improve, mostly? First thing is in individual performance. We need more individual performance. This is the first step because we have to have better composure in the pitch. We have to compete. We have to defend our brand, and this is the first step. We try to play more compact, but anyway, if we don't have any clearance, we don't have this power in individual challenge. It's difficult to change the situation, but I never give up, and again we try in the next match. Thank you, Mr. Campagna.